alles ma rääkisin teile krõbedadest külmakraadidest ja sellest, et kõigil meie seast ei ole sellist sooja pesakest, kuhu nende eest varjule minna. Täna võiks ajada täpselt sama juttu, aga tegelikult uudised on paremad. Täna avati siin Lasnamäel Punasel tänaval uus sotsiaaltöökeskus ja siin on ka uus majutusüksus. Nii et kui pole kuskile minna, siis võib-olla see saaks olla teie päästerõngaks. Igal juhul läheme ja vaatame koos need ruumid üle. No alustame vast siis oma ringkäiku Uhi uues supiköögist, et mis on siin nüüd Lasnamäel Punasel tänaval, et rääkige Lea meile, mis siin nüüd siis teistmoodi või midagi erilist on või kõik pidi olema siin Uhi uus? Siin ongi kõik Uhi uus, et praegusel hetkel me oleme supiköögis ja selle tagaruumis asuvas õppeköögis. Supiköök pakub oma teenust saalis, aga see õppeköök on mõeldud päevakeskuse jaoks ja tulevikus hakkame me siin läbi viima toiduvalmistamise õpetust. Ja meie läheme nüüd siis teiega tunnetustuppa. Mis asi, Lea, on tunnetustuba? See on midagi sellist jooga. Ja see ongi täpselt meie nimetuse järgi tunnetustuba, kuna meil on ka selliseid abivajajaid, keda toob politsei linna pealt. Ta on natukene väsinud, võib-olla natukene napsine, võib-olla kukkunud, aga selleks, et ta saaks edasi päevakeskuse ruumidesse minna, ta peaks nagu natukene rahunema ja aklimatiseeruma. Nad tulevad siit tagumisest uksest, nad ei tule läbi päevakeskuse, siit uksest meil täitsa eraldi uks kohe. Täitsa eraldi uks, kuhu saab sõita siis politsei abivajajaga ette, meie töötaja võtab ta siit ilusti vastu ja siis me paneme ta tunnetustuppa lihtsalt puhkama. Ja tunnetustoast, kui inimene on adekvaatne, viib tee edasi duši alla, kus samuti pakutakse kaasaegseid tingimusi. Meeste duširuumis on suisa 4 kohta, aga mitu inimest korraga tuleb, eks elu näitab, aga võimalus on, et 4 tükki saavad korraga. Aga elu näitab, palju neid siia korraga tuleb, aga väga hea, nad saavad riided siia panna, vöön isegi on seina peal, et nad saavad juuksed kuivatada, meie poolt on käteratikud, dušid, sampoonid, sellised asjad on kõik meie poolt, kes soovib, abi saab igasugust. Koht, kus meil käimata on siis Uhi uus majutusüksus siin Lasnamäel ja me oleme siin teiega praegu vastuvõtu osakonnas, nii öelda või? Olete küll, jah, täpselt sotsiaalassistendid on need, kus me siin praegu viibime ja oleme Tallinna Sotsiaaltöökeskuses Punane 48B sotsiaalmajutusüksuse ukse all. Ja siit tulevad siis kliendid välisuksest sisse, siis mis siin nüüd toimub? Toimub väline vaatlus, kas sa oled nagu kõlblik meil siin edasi astuma või kuidas see käib? Ja kui inimesed tulevad, et me ikkagi vaatame, et siin majas on need inimesed, kes on meie elanikud. Ja öelge, kui kauaks siis inimene näiteks siia tuppa üldse elama saab jääda? Tegelikult ongi niimoodi, et meile inimesed saabuvad, neile tehakse individuaalne tegevusplaan ja individuaalne tegevusplaan on kuni aasta. Seal seatakse eesmärgid, alaeesmärgid ja tegevused ja tegelikult see vaadataksegi siis uuesti läbi teatud perioodide vältel ja kui inimene on valmis edasi liikuma, siis ta suundub kas avatud üüripinnale või sotsiaaleluruumi või aga siis, kui ta vajab ikkagi jätkuvalt tuge ja juhendamist, siis ta jääb ikkagi siia. Ühekohaline on meil 155 €. See on siis kuus? See on kuus, aga selles on kõik vesi, elekter, kõik on selle sees, selle hinna sees. Ja kui on nad 2 toas, siis on 135 € ühe inimese kohta. Uus majutusüksus on aga juba enne avamist abivajajatest pungil üleöö siia kohta enam ei saa, kuid linnaosa valitsusest tasub siiski järele küsida, sest kortertüüpi elamisi on siin 70 tuuris. Sotsiaalmajutusüksus 70 korteriga või nii-öelda toaga, kus pakutakse sellist sotsiaalmajutusteenust ja ka päevakeskused teenust, et inimene ei pea külma ilmaga nagu täna olema kuskil õues, vaid mahub siia sisse, siin 77 inimest julgelt korraga mahub ära ja ütleme, et see on ka täiesti piisav arv tänasele klientuurile, kes käib abi saamas linna käest nende oma raskete elutingimuste puuduse tõttu, aga ka selle tõttu, et tal on lihtsalt kõht tühi ja ta tuleb suppi sööma.